Vannitoa puhul on väga palju tehnilisi nüansse, mis tuleb hoolikalt planeerides läbi mõelda. Seal on nii sanitaartehnikat, mille kõrgustega tuleb arvestada. Erinevad lahendused on need siis seinasisesed, mis tuleb juba varakult ehituse faasis planeerida, või siis näiteks pinnapealsed segistid, mis on hiljem mööbliprojekti osa. Kõik sellised detailid on juba väga varajastes etappides olulised. Samuti kõik gabariidid, oleks mugav toimetada, sahtleid avada, see kõik arvestaks elustiili. See kõik on sisearhitekti oluline töö, mis tuleb läbi mõelda. Toon näiteks suurema perekorteri, kus on nii peamagamistoal oma vannituba kui ka laste vannituba, külaliste vannitoad. Selle põhjal on hea lähemalt vaadata. Valgustuse osa on igas tualettruumis ja vannitoas planeeritud nõnda, et sisenemisel süttib baasvalgus ja iga kord lülitid otseselt puutuma ei peagi, küll aga on võimalik valgust lisada, näiteks peeglivalgust, kui on vannitoas vaja ikkagi ennast sättida, meiki teha, habet ajada, kõik protseduurid, mis nõuavad paremat valgustust, siis on võimalik veel lülitada sisse peegelvalgustid. Ja hea on nipp, et vannitubades võiks alati valgus langeda nii pealt kui ka eest, et see ühtlustab väga kenasti nahatooni ja kaotab ära kõik varjud. Nii et ma arvan, et kõigi jaoks on oluline tunda ennast kodus hästi ja peegli ees näha seda kõige paremat ja värskemat pilti. Samuti on vannitubades planeeritud öövalgus. Sisenedes on meil valgus peidetud valamu alla või tasapinna alla ja ta pigem kumab mõnusalt põrandale ega paista silma. Vannitubade ja tualettide puhul on kasutatud läbivalt ka valguskarniise. Jällegi loovad nad väga pehme valgustuse ja ükski valgusallikas silma ei paista. Korteris on tähtsal kohal ka helisüsteemid ja ka kõlarid tegelikult ja kogu heli kandub samuti tualetti ruumidesse ja vannitubadesse. Siin on meil lastevannituba, kus on mõnusat ruumi toimetada ja ka loomulik valgus ehk maastnaani aken loob eriti mõnusa tunde. Lastevannitoa fookuselement on ilmselt suur ümmargune vann, mis on Eesti tootjad Baltekult. Vanni tsentris laes on peaduš ja seina peal lisaks käsiduš ja kraan. Lastevannitoa puhul oluline koht ka hooldusel. Siin on põrandal mikrotsement, mis on voogivaba ja lihtsasti puhastatav. Suur vann on mugavalt käsidušiga loputatav ja üldiselt on kõik pinnad väga praktiliselt valitud. Lastevannitoa laes on karniisi peidetud ühtlane funktsionaalne valgus, mida saab hämardada, vajadusel ka ruumi rohkem valgustada või vähem. Samuti on valgustus peegelkapis ja laes pottide kujul. Peamagamistoa puhul jaguneb vannituba kahte erinevasse tsooni. Tekib kuivala ja märgala. Siin märgalal on 2 duši. Pluss vann. Materjalidena dušiseinas fookus sellise elemendina marmorimitatsiooniga slääbiplaadid ja ülejäänud ruum on viimistletud mikrotsemendiga.
tekib siin jälle mõnus tasakaal efektse luksusliku plaadi ja rahustava mikrotsemendi vahel. Vannist avaneb vaade Kalamäe pargile, vanalinnale. Samuti on meil pandud vannituppa kardinad, et vajadusel ka see privaatseks muuta. Eraldi ruumina peamagamistoas on tualett, kus on LED-valamu 2 erineva valamuga. Seega on siin mugav paarina ka samaaegselt toimetada. Seina sisse on süvistatud suur ja mahukas peegelkapp. Valamute all on väga hea mahutavusega sahtlid, nii et kappi on hea panna pisemaid meigitarvikuid, hambaharju ja selliseid väiksemaid kosmeetikatarbeid ning sahtlitesse on mugav panna ka saunalinasid, käterätikuid ja kõiki selliseid suuremaid mahukamaid asju. Roheline marmor imitatsiooniga plaat on siin kasutusel hoopis mööblidetailides. Nimelt tekib temast tasapind, kuhu panna näiteks rätikud ja ka valamu on tehtud monoliitselt eritellimusena keraamilisest plaadist. Vannitubades on läbivalt kasutatud Aksori sanitaartehnikat ja kraanid on meil enamasti süvistatud seina ehk siis seinasiseste lahendustega. Seega on neid jällegi mõnevõrra mugavam hooldada, koristada ja puhastada. Sanitaartehnikaga on kokku sobitatud ka kõik aksessuaarid, seega ka nagid näiteks jälgivad sama viimistlust ja on ka sellise harjatud messingu ja veidi omapärase tekstuuriga. Soovitan sanitaartehnikat valides tegelikult alati üle vaadata ka aksessuaarid. Tihti on samal brändil või tootjal väga hea komplekt ja hiljem on kindlustunne, et kõik viimistlused omavahel sobivad. Ka siin on nii Aksori sanitaartehnika, aga ka näiteks WC paberihoidja, rätikunagid ja sellised pisemad detailid, mis võivad muidu jääda lõppu ja see tulemus enam ei pruugi olla nii ühtne, sest seesama viimistlus ei pruugi olla saadaval. Seega on need hea kohe ühes komplektis koos ära tellida. Vannitubades on kasutatud 2-osalist dušisüsteemi. Laes on peadušš juuste pesemiseks ja selliseks suuremaks duši all käimiseks, aga seinal on ka käsidušš, millel on meil omakorda siis reguleeritava joaga erinevad funktsioonid, otsikud. Eesmärk planeerides oli pakkuda just natuke sellist hedonistlikku elustiili, siis on siin väga tähtsal kohal spa-ala. See koosneb eesruumist, leilisaunast, aurusaunast ja tualettruumist. Mööblisse on veel paigutatud integreeritud külmkapp, mis spa-kogemust tegelikult väga oluliselt toetab. Nii on siin kohapeal olemas kohe külmad joogid võtta, samuti näomaskid, kosmeetikatarbed, mida saab siin hoiustada. Eraldi selline eritellimusmööbel spa-alas on ka igasuguse mahutavuse mõttes väga praktiline ja hea otsus. Et nii on ka siin võimalik kohe kõik saunalinad ja saunatarbed panna suurtesse sahtlitesse peitu. Spa-alas on ka eraldi tualettruum, mis järgib viimistluselt ka sellist soolakivi aurusauna viimistluslahendust. On mugav, et ei pea märja jalaga minema, ei läbi elutoa ega teiste ruumide. Kõik on mugavalt ühes kohas koos. Eesruumist pääseb ka terrassi peale, seega on tegelikult aastaringselt mõnus minna ennast kas õue jahutama või suvel on siia pandud ka natuke terrassimööblit, et saab veel saunas käimise vahel istuda ja õues värske õhu käes olla. Spa-ala on tehtud heledates toonides, aga sügavust annab siin tumedam puit ja leilisaunas termopuit. Sauna eesruum on 360 kraadi valmistatud mikrotsemendiga. Nii seinad, põrandad kui laed. Seega on tal selline väga ühtne, sujuv materjalitunnetus, aga ka hoolduse mõttes väga lihtne puhastada.
aurusauna poolelt leiab sellised soolakivi imitatsiooniga keraamilised plaadid. Soolakivil on kas väga rahulik ja tervist turgutav funktsioon või ta loob teatava meeleolu, mis siia ruumi väga hästi sobitub. Aurusauna planeerides tuleb kindlasti teada väga mitmeid olulisi ja tehnilisi nüansse. Näiteks aurugeneraatori paigutus. Tegemist on tootega, mis vajab kuiva ja turvalist kohta. Seega aurusaun ei ole talle hea. Lava alla peidetud aurugeneraatorid ei ole kindlasti parim mõte. Nii ka siin oleme viinud generaatori eesruumi, kus tal on oma ligipääs ja samal ajal turvaline kuiv keskkond. Siin tuli väga detailiteadlikult kokku viia ka kogu see tehniline ja esteetiline pool, et kõik peab olema peidus teistpidi. Nii on siin ka luuk viimistletud näiteks seinaga sarnaselt mikrotsemendiga. Aurusauna planeerides tuleb jälgida ka kaldeid. Veeaur kondenseerub kõige jahedamates kohtades, milleks on enamasti lagi. Nii ka siin on meil viidud lagi kalda alla ja vee liikumine läbi mõeldud nõnda, et ta ei segaks aurusauna kogemust. Ei oleks saunas viibijale kuidagi ebamugav. Aurusauna seinas on ka käsidušš. Saunade puhul väga oluline on kohe läbi mõelda ka saunakoristus. Siin me olemegi toonud duši sisse, nii et väga hea on loputada nii istumiskohti kui ka põrandapinda. Aurusauna viimistlusmaterjalide osas ongi keraamiline plaat üks turvalisemaid ja paremaid valikuid. Ta talub väga hästi niiskust, temperatuuride kõikumist. Leilisaunas oleme kasutanud Thermori toodetud termoleppa. Termotöötlusaste on intensiivne, et luua veidi sügavust ja kontrasti kogu muu heleda maailmaga, mis meid siin ümbritseb. Sauna puhul termopuit on väga-väga hea valik. Kuna puitu termotöödeldakse, siis tema omadused muutuvad paremaks. Ta ei ima nii palju niiskust, ta ei lähe tuli kuumaks, tal tekib väga mõnus siidine pind, mis on keha vastas mõnus ja muudab see termopuit tõesti nii sauna visuaali väga kauniks, aga ta on tegelikult ka tõesti praktiline ja parem valik. Termopuit ei paisu ja ei kahane, nii palju kui tavaline puit, mis tõestab tema sobivust sellisesse niiskesse ja kuuma ruumi, nagu on saun. Põrandal ja soklis oleme jätkanud mikrotsemendiga. See tuleb siis tervikuna juba sauna eesruumist ja meil ei teki ukse all eri materjalid ühenduskohti, vaid kõik jääb ühtne ja monoliitne. Samuti oleme keeranud mikrotsemendiga ka seinale 5 cm ulatuses, mis tähendab seda, et kui saunapõrand on ka märg, puit algab 5 cm kõrguselt ja puidul ei ole kokkupuudet veega. Keris on saunumilt, väga-väga hea keris suurele saunasõbrale. Õhk liigub siin ruumis ühtlaselt ja temperatuur ja soojus on siin algu üleval üsna võrdne. Ja ka valgustus on planeeritud nõnda, et saunas LED-ribad paiknevad lava all ja valgustavad just astmeid, et on turvaline minna ja tulla sauna, aga ülemisel lavaastmel pikutades või istudes on see üha pigem varjulisemas osas ega ole ülevalt laest valgustatud. Sauna seinas on ka väikene käsidušš, nii et siinsamas ruumis saab täita kubu või puhastada mugavalt sauna ja pesta põrandat. Kui on vaja abi, näiteks ka kerise võimsuse arvutusel või selliste tehniliste detailide määramisel, asukohtade paiknemisel, et siis meie tegime koostööd Sauna Maailmaga, kus on see tehniline tugi ka olemas. Nii et saun saab planeeritud õigesti vastavalt gabariitidele ja on kindel, et keris toodab piisavalt sooja ja kõik on efektiivne.
sisearhitekti soovitan kaasata igatahes. Ka siin võib-olla tundub mõnele kõik selline minimalistlik ja pealtnäha lihtne, aga võin öelda, et väga minimalistliku interjööri kujundamine on kohati keerulisem isegi. Kõik proportsioonid peavad olema väga täpselt paigas. Ei ole ruumi vigu varjata, kõik otsused paistavad ka teistpidi väga hästi silma. Ja iga detail, nüanss, mööbliese peab olema õige koha peal, õiges proportsioonis.